tulemast kuulama minu podcasti Elu pärast tänast esimest osa stardijoonel. Esimene mõte, mis mulle peale vähidiagnoosi saamist pähe tuli, oli see, et nüüd see on siis selgunud ja häälega välja öeldud. Diagnoos, vähk, cancer. Ja see oli minul. Tegelikult ma ei olnud selleks muutuseks üldse valmis. Mitte keegi ei saa olla. Kuid kindlasti on palju inimesi, kes on olnud ja kes tulevad olema just samal stardijoonel, nagu olin mina sellel hetkel. See ei ole mingi erandlik lugu ega erakordne juhtum, kuid sellest momendist alates sündis minu lugu. Kõik sai alguse tavalisest protseduurist, kuhu ma läksin veenduma, et kõik on hästi. Olin juba tund aega varem enne protseduuri algust osakonnas, vahetasin riided ja jäin aulasse ootama. Vaatasin enda ümber istuvaid inimesi. Kõik ootasid väliselt rahulikult ja mõtlesin, et ilmselgelt on neilgi samamoodi mingi probleem, midagi, mis teeb muret, midagi, mis vajab selgitamist. Nurgas istus noor mees, kes oli juba protseduurilt tagasi ja õde käis tema enesetunde kohta küsimas. Vanem mees oli tulnud koos saatjaga ja nad rääkisid vaikselt omavahel. Kõikidel patsientidel olid ühesugused haiglariided seljas ja see tekitas mingi kummalise ühtekuuluvustunde. Ainus erinevus oli pidžaamade värvides, sest riiete suurused on jagatud värvide järgi. See teeb omakorda personalitöö kergemaks, kui järgmistele patsientidele puhtaid riideid riiulitele valmis jagatakse. Kogu seda uuringut ma veidi kartsin, sest olin enne rumala peaga käinud netist lugemas inimeste kolonoskoopia kogemusi. Seda ma ei tee enam iialgi ega soovita ka kellelegi teisele. Loomulikult võib olla, et inimesed kogevad protseduure erinevalt, kuid kõik need negatiivsed lood, mis internetis kirjas olid, ei pidanud minu puhul üldse paika. Protseduurile võib minna täiesti rahuliku südamega, sest mitte midagi hirmsat selle käigus ei toimu. Mind kutsus kaasa hästi rõõmsa olemisega protseduuriõde. Astusin tema järel protseduurituppa ja hetkeks imestasin, sest arst oli riietunud nii, nagu oleks ta minemas operatsioonile. Vaatasin ringi ja otsustasin otsekohe lõpetada instrumentide põrnitsemise. Õde rääkis rahulikult, mis ja kuidas toimuma hakkab ning kinnitas, et midagi ei juhtu ega midagi katki ei lähe. Minu puhul siis arst ütles juba uuringu ajal, et tulemus ei ole hea. Ta seletas, et kahjuks sooles on kasvaja ning väga suure tõenäosusega on tegemist pahaloomulise kasvajaga. Arst palus õel tuua biopsia võtmiseks vajalikud instrumendid ja need alles hirmutavad välja nägidki. Kogu emotsioon oli ilmselgelt mu näost näha, sest nii arst kui õde kinnitasid kohe, et muretsemiseks pole põhjust, kuna ma ei tunne mitte midagi. Ja tõepoolest ei tundnudki. Kogu protseduur läks tegelikult väga kiiresti ja kergelt. Nii protseduuri ajal ja eriti pärast seda olid nii arst kui õde väga hoolivad
Nad küsisid mitu korda, kuidas ma selle uudisega toime tulen ja kas mul on emotsionaalselt kõik korras ja kas mul on inimesi, kellega rääkida. Nad soovitasid, et oleks hea, kui ma õhtul üksi ei jääks. Kinnitasin neile, et kõik on korras. Mul on täiskasvanud lapsed ja lähedased inimesed minu ümber, aga ma jätsin teadlikult ütlemata, et kavatsesin just nimelt õhtul üksi olla. Tahtsin kuulata oma keha ja mõtteid, et selgusele jõuda, mida ma siis nüüd tegelikult tunnen. Haiglast koju sõites vaatasin oma peegelpilti bussi aknaklaasil ja mõtlesin, kuidas siis nüüd niimoodi? Ma olen ju täiesti terve inimene. Mul pole mingeid vähihaiguse sümptomeid. Tegelikult ma ei teadnud, mida sellises olukorras esimeseks tundma peaks. Üllataval kombel ma ei tundnud mitte midagi. Minus ei olnud ühtegi negatiivset mõtet ega hirmu, mis oleks olnud seotud minu endaga. Ainuke mõte, mis mu peas 1004 keerlema hakkas, oli seotud laste ja lähedastega. Kuidas ma neile räägin? Kuidas ma saaksin pehmendada seda info ja tunnete tulva, mida selline uudis lähedastes tekitada võib? Minul endal oli ju tegelikult kõige kergem. Mina olin selles etenduses peaesineja ja teadsin, mida ma mõtlen ja kuidas oma tundeid juhin, kui need peaksid hakkama tasapisi esile tulema. Lähedaste tundeid ma kahjuks suunata ei saa. See hetk oli nii kummaline. Iga päev loeme uudiseid sellest, kuidas kusagil maailmas midagi juhtub. Ja ikka jääb mulje, et need on lood kusagil kaugel. Kuni ühel hetkel puudutab see sind ennast või kedagi sinu lähedast ja siis saab sündmuste jada hoopis uue tähenduse. Kõik oli ühtäkki uus. Aga mida siis nüüd teha? Kas peaksin midagi teisiti tundma, tegutsema, informatsiooni koguma, plaane tegema? Tegelikkuses oli see hetk justkui vaakum. Minu ümber jätkas maailm oma igapäevast kulgemist. Buss sõitis, inimesed tulid ja läksid ja mina olin seal oma mõtetega. Vaatasin endiselt aknast välja ja tundsin ennast korraga nii kohal kui ka kusagil mujal. Üks osa minust tahtis hoida kinni sellest tavalisest päevast, sellest nii-öelda normaalsusest, mis veel mõni tund tagasi tundus nii enesestmõistetav. Teine osa teadis alateadlikult, et see hetk, see päev, see uudis on pöördepunkt. Midagi, mille järel saab kõik olema teistsugune. Aga kuidas täpselt, seda ma veel ei teadnud. Koju jõudes tegin kohvi, istusin diivanile ja lihtsalt kuulasin vaikust. See ei olnud sellel hetkel tavaline vaikus, vaid justkui millegi uue sissejuhatus. Elu, kus ma pidin hakkama õppima midagi, milleks ma polnud kunagi valmistunud. Ma ei teadnud veel, milline see teekond olema saab, aga ühes olin ma kindel, et ma lähen tasapisi seda rada pidi edasi, samm korraga, päev korraga ja vaatame, kuhu see viib. Minu sees oli mingi kummaline rahu. Tänan, et kuulasid ja tere tulemast kuulama järgmist osa.